No nii, tere hommikust teile, hommik algab ikka Nokoga, täna on kolmapäeva hommik, alustame uut vlogi, kohe laksud sisse hommikul, et tuleks ilus päev. Kange kraam. No nii, mis siis tänane päev toob? Ma ostsin endale uue auto, alustame sellest ja ütleme nii, et see on nii eriline vill, et selliseid Eestis, ma ei tea, kas rohkem üldse on, kui siis võib-olla 1-2, aga ma ei ole kuulnud küll, et kellegi sellist autot oleks täitsa uhke värk, no ma varsti näitan teile. Aga kõigepealt läheme Tallinnasse, kõigepealt läheme Kärtsuga trenni, teeme korraliku jõuka trenni, sest et Kärtsu tuli puhkusel, ta ei teinud seal väga palju trenni, kuigi tegelikult tegi päris palju trenni ja ma ise ka eile puhkasin, ehk siis me peame panema täna mõlemad hullu. Ma tahaks näha, mis nägu homme Kärtsu teeb, kas ta võtab töölt vaba päevast, et ega täna tuleb suht raske, ma arvan, siuke tempokas ja ütlen, et pigem tuleb raske trenn. Mis veel siis? Autovärk. Mina nägin seda eile esimest korda. Ütleme nii, et nägu naeris öö läbi, ei saanud silma kinnigi, tuju oli nii hea. Ütleme nii, et hea ost, vahest tuleb teha häid oste ka, kogu aeg ei saa halbe ostu teha. Kui rääkida halvadest ostudest, siis ma võin teile kohe öelda, minu kõige halvem ost. Mis te arvate, mis see on? Te ei arva ära. Malelaud. See on number 1 ja teine, number 2 on boksikott. 2 asja, mille peale ma olen arvanud, et ma hakkan nüüd malet mängima, kus ma mängin ühe Netflixi sarja pärast. Ja ütleme nii, et 2 korda on saadud mängitud seda, veel tegu on veel siukse vähe uhkema, mingi kalli, peene malelauaga. Et ikkagi, et nii mängin nii palju, parem osta korralik asi, aga tuleb välja, et ei mängi, seisab kodus ilusti aknalaua peal kaunistusena. Ja ma käisin siis mingi aeg sellises mingi rühma boksitrennis ja tundus ülikõva asi, mingi kombinatsioonid, värgid. Mõtlesin, et kodus ka harjutad, et panen kodulakke selle üles ja hakkan pihta vaata. Ja ütleme ausalt, vist olen ühe korra boksinud ja see oli ka selline pool muidu. Ja ma ostsin muidugi kindad, kõik sidemed, korraliku kotti ja hakkan pihta, aga need on mu 2 kõige halvemat ostu. Et tuleb läbi mõelda, mida elus tasub osta, mida mitte. Õnneks on suur maja, vaata, mahub asju ära. Aga see auto, see oli küll hea ost. Varsti näete. Juba kindlasti pealkirjast nägite natukene ja thumbnailis ka, aga ikkagi teeme eks tutvustuse teile, näitame minekut ja minek on julm. Nii raske majutada seda gaasivedaali, kohe nistnes, ma pole harjunud. See auto nii siukse kirjeldusega ei ole, vaata, et see laks istmes. Ulvekas pill. Aga jah, näeme teiega juba jõukas. Vaata, Kärtsu näitab teile, kuidas lõuatõmbed käivad. Hullab, järelikult on olemas, energiat on liiga palju. Ja see kõik praegu kaablisse. Aga teeme trenni, vaikselt juba pool trenni on tehtud. Siis ta näitab siin 47 minutit, päris korralikult. Tegime jalga, nüüd teeme selga, seljal teine harjutus. Esimene oli ülejad tõmbed, nüüd tõmbame siit kitsalt trapetsile, tuleb küll, vahendust täitsa head ja jälle väljaspool kodu trenni hoopis teistmoodi. Algus oli rahvast ka päris palju, aga nüüd on vaikselt juba väheks läinud. Eks praegult on puhkust aeg ka. No nii, paneme Kärtsule siit mingi sama mis ennem 45. Aga valun. Nii vaatame, kuidas Kärtsus ikutab. Ei ole palju. Kõige tähtsam trennis on pingutada. Ja kui sa üksi käid, siis tihti peal sa pinguta piisad. Eks see on hea, kui kõrval on keegi, kes natuke aitab sind neid lõppusid just. No nii, 1. Hakkame nulli. Mina olen treener praegu. Läheb ja 2. Olemas. 3. Alles? Sina teed, sina loe 4. 5 tuleb nüüd viimane, Alati viimane tuleb nii kergelt. Järg, kui jätab liiga palju jõudu sisse. No nii, teeme õlale surumist. Võtan siit esialgu väiksed üksed soojenduspoisid. Sest õlale soojast ka saame ennem. Muidu teeb lihtsalt õla laiget. Ja möllame lihtsalt surm ülesse. Aga mõnus harjutus. Mida siin jälgida on see, et ära lase liiga sügavale, vasta õlga peab lasta, et siia nii-öelda väike nurk sisse 90 kraadi ja kütad minna.
soojenduseks teeme siuke 20 kordust. 4, 5, 6, 7 ja siis võtame juba midagi tummisemat, aga väga palju ka ei võta, sest et noh, tead, täna läheb rohkem rõhk läheb jutustamisele kui trennile, eks ole. Nii et ärme üle pinguta. Opa, tehtud jälle. No nii. Kärtsu võttis 12-sed ja mina võtsin 42-sed, ehk siis suht. Jah, ühes käes on üks kärtsu, teises käes on teine kärtsu. Põhimõtteliselt ei midagi hullu tegelikult. Siit paneb põlvega nad naksti üles. Opa. Ja nüüd lihtsalt kütad. Opa. Opa. 5. Sa pead tegema hakkama, meil on praegu see paaris seeria. Jep. Ei, täitsa mõnus. Annab tunda küll midagi. Opa. Nendega ma olen veel rohkem juurde ei võtta. Ma arvan, täitsa piisab. Tegid ära või? Rööbast puul, triitsepsile surumist, väga hea harjutus. Kui sul näiteks on eesmärk raamatut surumist paremaks saada ja mida siis jälgida? Põhimõtteliselt, no nii hakkame tegema. Sügavus on peaaegu 90 kraadi, täitsa lõpulase, väga hea. Ja küünarliiges liigub siit natuke kokku poole, surudes, jah? Vot nii. Väga hea. Tip-top. Kõlal hakkab. Järelikult lased liiga sirget otse alla, kaalutud kergelt keha aidab poole. Ja nüüd? Nii nagu hakkab kõlale. Ei hakka ikka. Jonnib. Lase natuke vähem sügavust, siis niimoodi, jah? Siis äkki ei hakka. Tundub, et mõni naudib seda masinat, et kui sa hakkad liiga nautima, tead, et siis on järelikult liiga kerge, et tuleb panna raskust ümber või siis lihtsalt selle plaadi peal mitte teha. Aga kärtsu võttes on soojendus, ehk siis usume. Ja kui juba on natukene jõudu rohkem, siis lükkad selle plaadi teest ära ja lased lihtsalt toorel minna. Räägin teile ühe huvitava loo ka. Kunagi aastal 2000, ma ei tea, 14-15, kui ma käisin Audentes, siis meil olid kehalised katsed seal, mis pidi tegema neid korduste peale. Ja kui ma ei eksi, siis ma tegin 84 kordust ja lihtsalt mainin ära, et ma võitsin selle ja teine koht, kes tegi samad harjutust, tegi 28 kordust. Ehk siis ütleme nii, et ma ei olnud just parim suusataja, aga jõudu mul oli kõige rohkem. Ma olen selle üle ainult õnnelik. Arvatavasti üks viimaseid harjutusi täna teeme biitsepsile ka. See mõtles, ega üks õige trenn ei saa lõppeda ilma selleta, kui biitsa ei tee. Sellepärast, et vaja kuidagi ikka laksud sisse saada ja ütleme nii, et biitseps rinde on sellised 2, ei taha öelda kõige olulisemat lihast, aga miskipärast on need meeste jaoks küll väga siuksed põhilihasgrupp. Et ma mulle meeldib teha ka biitsa ja rinda, aga mul pole ka selja ja õla vastu mitte midagi. Nii et ma võin kõike teha. Vaatame, kärtsu kütab minna, tempo on nii hea. Ju siis on lihtne, ma arvan. Ja hakkavad käpad kasvama vaikselt, nii et kütame edasi. Nii, tutvustan teile oma uut autot. Nagu näost näha, siis ütleme nii, et ma olen õnnelik. Tegu on siis golfiautoga ja ma ütlen, et siin jagub ruumi nii sulle, mulle kui ka koerale, eks ole. Ehk siis võite ruumi on, ma ise ka suur poiss, vaata. Ei saa hakata ostma mingit väikest golfiauto, mingit 2-kohalist. Ma võtsin kohe 6-kohalise, kõige suurem, mida pakkuda oli. Ütleme nii, et kõllid on olemas, suunatuled on olemas, tuled on olemas, korralik rehv on all, isegi velje peal, ilusad veljed. Saad aru, isegi matid on maas, et ikkagi põhimõtteliselt tuleb nagu tuppa, istud siia, ismed mõnusad, pehmed, eks ole. Mis siin veel räägime, siis ma toon teid lähemal, eks ole. See on ka põrkeraud, eks ole, mine tea, kui paned hooga, äkki läheb kellegi otsa. Klaas, vaadake seda, opa, paned ette, kui tahad, et iga ilmaga sõitab vihma pritsib peale ja siis lähme siit, LED tuled. Saad aru, siin on isegi siuke nupp, suunatuled, asjad. Vaatame tuled peale, kuule seda. Signaal ka, kui poisid liiga aeglaselt mängivad, vaata. Kapottis lahti ei käi ja siia alla õli vahetada ei saa, aga ütleme nii, et siin on ka isegi aku peidus. Tulge vaadake akut. Aku on siuke, et ütleme nii, et sellega paneb Tallinnast Tartuga tagasi ka võib-olla, et ma ei tea, pole testinud küll, aga lähme edasi.
taha. Siia tuleb muidugi veel niisugune väike lisa, kus golfikott hakkab päris seisma. Aga hetkel on golfikott siin ja lullu turvavöö kinni, iga pool on turvavööd ka. Ja ütleme nii, et noh, tegelikult see käib üles ja siin alla on veel külma koht, kus saab panna kassi nokot näiteks rahulikult. Siin avab isegi 2-3 kasti ära, ma vaatasin. Mis veel näitan teile, istud siia, eks ole. Ega see on ikkagi rallipill, selle minek on nii räige. Turvavöö on peale. Et noh, ohutus enne kõik turvavöö peale. Kus ta läheb siin? Mine ka, võt nii, olemas. Ja teeme siis väikse sõidu. Siin on minek on nii räige, ma ei julnud gaasi vöötadagi. Ossa läks, ütleme nii, et opa ja vaat, kus läheb. Ja vaat, kus läheb, ma panen siin natuke gaasi ka teie lõbuks. Ütleme nii, et tii ajale hiljaks ei jää. Jõuad kiirelt siit järgmise tii ajale. Teeme siit üks auringi ümber selle pankri. Ja ütleme nii, vaadake seda luksust. Kaugelt näete juba, et võtab ilusti kurve, ilusti nõlvasid. See on ikka maastikupill, see pole mingi tavaline pill. Ühesõnaga, tegu siis on sellise, ütleme nii, et ma võikski rääkima jääda sellest autost carbon roll, kõik jutud, aga noh, aitab küll kaamera, mees väsib juba ära sellest auto jutust. Nii et siuke auto, kes raes näeb, siis võite pilti teha ja saata mulle. Ma arvan, et see jääb silma küll. No nii, täna Kärtsu tõi mulle jõukasse sellise mõnusa, ma ütlen praegu 100% number 1. Noko mega maitse, kes proovinud ei ole, kahju, ei vea teil. Aga opa, vaat see läheb autoga kokku, ehk siis mul peakski olema seal autos taga 5 kasti kogu aeg olemas, et noh, libistada golfi ajal. Oi, vaat see on minu teema. Ma olen seda juba ühe korra joonud, oli siuke au, nüüd saan teist korda ka juua. Ma loodan, et see on varsti Eestis ka müügil, sest et no ma arvan, et see ostetakse. No mina hakkan seda ostma niimoodi ära, et tõesti ei saagi seda letit osta, see on nii hea. Ma kirjandan natuke maitset ka. Kas teate siukest kommi nagu visikom, siuke väiksed tableti kujulised kommid, värvilised, täpselt siuke maitse, ehk siis mega hea gramm. Aga no mis ma teil ikka reklaamin, seda poes müügil ei ole, ehk siis vaadake parem uuesti minu ilusat golfiautot. Ma ei tea, see värv on siuke tunne, et ma oleksin kuskil Miami's, ookeani ääres. Teil tekkis täpselt sama tunne, jah, täpselt. Aga ma ei ole Miami's, ma peaks raegolfis. Aga siuke tunne on, et oleks nagu Miami's. Ilm on ka selline, päike võtab, ookean on kõrval ja libistan rahulikult nokot. Ma ei tea, mis ma veel elud saada tahan. Aga noh, peaks golfiga mängima, mis ma ikka siin jutustan ja joon nokot ainult. Aga see annab siukse laksu sisse, ma hakkan palli niimoodi lendutama, et üle selle metsa. Nii et davai, terviseks. No nii oleme range'il. Väga harva ma olen siin muru range'il. Sest et siin ma ei näe, kaugel ma palli löön. Või no aparaati pole, millega mõõta siin. Aga siin näeb silmaga. Kas lööd üle plakatsite või löö, sellest piisab. Opa! Täna olen kroksidega. Unustasin jalanud maha. Aga ma ei tea, väga vahet ei laustud öeldus. Nii palav ilm on, et täitsa mõnus on olla sükse. Õhk käib läbi, võta või palli jalu ausalt öeldes. Täitsa räige ilm on ausalt öeldes. Ma ei saa ka kus nii soe on. Aga ossa! Ja lendab. Ei mõnus tegevus see golf. Eriti siukse ilmaga. Plakat tead läbi nagu naksti. Panen üle puraka ka. Äkki saan vasta plakatit, käib mingi hääl ka. Vaatame. Oleks läinud küll üle, aga läks natukene viltu see asi, nagu ikka juhtub. Ei lähe kogu aeg nii otse. Väike sõõm. Ja nüüd äkki lendab kaugemale. Vaatame. Ossa! Siukest lööki tahtsingi. Suhtsu kõrge võib-olla. Pean natuke madanud lööma. No nii, õhtu käes. Kell on 17.44 ja ütleme nii, et viimased päris mitu tunni on juba siuke väsimus peal. Käisime golfis ära, jõudsime, mis kell me jõudsime, 3:30 jõudsime koju või isegi varem 3. Hommikul tegime trenni, nagu nägid, ja nagu ei ole mingi väga palju asju teinud, aga jumala väsinud olla. Golfis oli täna nii palav, kuigi me käisime ainult range'il, peksime neid palle sinna kaugustesse, aga võib-olla pole harjunud selle sooja kliima, kõik talveinimesed. Eesti on ju selline talveriik. Teeme tšurroga väikse tiiru ja siis tuppa tagasi pikali. Käime kiirelt poeski läbi. Võtame midagi head. Noisimiseks õhtul tule nüüd tšuri. Vaata, hakkab vastu. No mis sa teed seal? Midagi kogu aeg ta tahab midagi lakkuda siit. Tule siit poolt. Ühesõnaga teeme väikse tiiru ja ongi jälle olemas. Tavai. Mõtlesin, hakkan süüa tegema just, aga helistas kuller, ütles
kuule, sulle on pakk. Ma ütlesin, ohohoo, 5 pakki, hakkame nüüd avamist tegema. Te võite teha arvamismängu, mis siin sees on. Ma annan teile mõned sekundid aega, kui ma esimese kasti lahti avan, siis pole mõtet enam arvata, sest et siin on suur vihje sees, mis siin järgmistes kastides on. Nii et, noh, ma vaatan, et ei tule kõigil neid õigeid vastuseid miski pärast. Aga kohe saate väikse vihje siit. Ohohoo, mis meil siin on, mis te arvate? Väike varude täiendamine. Mis nüüd üks saaval või? Ikka kast on ka. Kus ma nüüd kätte saan selle? Ei õnnestu. Lollusi tasu teha, likkame ilusti siit. Hopsti. Ja ongi käes. Oppa, nii. Paneme selle siia niimoodi ilusti. Pehmendused ka. No nii, nokot, sest seda kulub meil ja kulub, nagu näha, mis siin järgmises kastis on. Oot, ei teagi. Ükskord tõmbasin niimoodi ooga, tõmbasin purgi läbi puruks. Laksti pritsis kõik, jumma närvi läksin. Aga õpid enda vigadest, enam ei lenda niimoodi jõuga peale. Ja mis siin tuleb? Opa, ossa. Avad ühe käega, opsti, näppude koiasid. Paned laksti. 2 kasti. Jälle, opa, väike kast. Nagu trenn. 3. kast. Laksti. Opa. Näpud jäid kergelt alla, aga ei ole hullu. Ja ma ütlen teile, et siin on midagi muud sees. Natukene vähemalt. Väike huvitav, et see viimaseks jäi. Või lihtsalt kuller unustus mulle? Ei unustanud. Ma vahest mõtlen, kuidas need kullerid teavad. Kõik kastid on nagu õigesti annavad. Opa! Väiksed batoonipoisid. Ja mis siit veel tuleb? Opa! Ütleme nii, et siuke pilvelõhkuja. Oh, vitamiini vellipoiss ka. Ongi olemas. Siuke korralik ladung. Mõne mehe jaoks võib olla terve aasta kogus, teise jaoks paar nädalat. Selles mõttes uus maitse on Berbelsi ka, see on ka päris hea. Aga ma ütlen, mul on ikka topp on see. Ma panen teile oma topi praegu kokku. Opa, esikolmik on olemas. Ma ütlen, need on suht siuksed jagavad kohta. See on praegu 3. Niimoodi. Esimene. Opa, esikolmik. Aga olgu, hakkame nüüd süüa tegema. No nii, aeg süüa teha. Täna teen ainult ise endale, Saro ütles, tema ei taha kana. Tal on kanast kopp ees, et võtab ühe õhtu, kanavaba õhtu, eks ma teen ainult endale. Ja see on veel see Saroni kana ka, mulle see endale väga ei meeldi see kiitsulihas, sest see on rasvane. Aga noh, väike vaheldus. Ja kõrval teeme täna täistena pastat. Ka siuke asi, mida vahepeal sõime absoluutselt iga päev. Aga enam ei ole ammu söönud, nüüd on näinud see tatra helbelt. Töötuks, paneme selle siia sisse, see on nagu mugavam kasutada. See pakk ju ei pea vastu. No nii. Mahub ka, no parem oleks, et mahub, noh. Ei mahu, noh. Ai, noh. Täiesti mõttetu asi. Aga noh, ma arvan, nii vähe ka ei söö. Milleks ostad siukseid kuradi karpe, mis suurus see on selline? Kuidas ma nüüd hakkan siin laveerima? Võtame pastat, paneme pastat, ma ei tea palju. Paneme kõigepealt selle ära, vaatan palju siin sees on. Üle 100 grammi ma ei taha. Ma arvan, et siin ongi umbes 100. 93 grammi, väga hea. Näed sa? Täpne kogus. Opa, olemas. Järgmine kord hea panna. Kõik on läbi mõeldud ja ei tea, kuidas see nüüd oli läbi mõeldud, aga näete, opa, uus maitseaine, Kärtu tõi Türgist. Siuke, ma ei oskagi öelda, ta ütles küll, mis maitseaine see on, aga mis ta arvaks, mulle meelde jäi või, et kuhu see käib. Lihale siis ta oli. Mis liha, kana on ka liha. Nii, et läheb kanade. Ma ei usu, lõhna järgi ta ei ole nagu, ma ei tea, aga ma ei hakka ütlema, mis maitse, ma ei tea ju. Ma ei ole nagu väga maitseaine mees. Ma ei tea nüüd väga midagi, aga ma panen seda juba, ma panen kohe. Tegelikult vist võiks panna hiljem, muidu läheb kärtsama. Ma ei tea ka tegelikult, ma panen ikka hunniku kohe. Kärtu töö äkki on hea. Ja kui ei ole, siis saate seda varsti teada. Aga
ma panen kuumust vähemaks jubedat pritsib, aga selleks on ju mul olemas selline imede asi nagu, ma ei tea, mis asja nimi on, aga võtab selle pritsimise ära. No nii, segan pastat ka, keema ei ole läinud see asi, aga ühesõnaga varsti on toit valmis, ikka endiselt väsinud ja täna rohkem võrraks midagi tegema pea. Nokot ka juua või, sest see on juba, ma ei teagi, mitu kurki. Aga vaata iga päev ei pea päeva vastu, vähemalt ilmeks juhus, ilmselt vihm. Ma niitsin ka täna vahepeal ju neid kaldaid, ma vihkan. Ma üks päev ostan mingi sellise asja, mis niidab ise neid kaldaid. Ma täna teeres nägin mingi vend lasi puldiga, aga see oli mingi nii suur niiduk. Ma võiks ka siin telekas istuda ja puldiga lasta seda niitjaga ringi, aga seda vist koju ei osta endale mingiks 5 ruutmeetriks niitmiseks. Aga olgu, ma teen süüa edasi ja teie tehke ka kiirelt paar võikut ja vaadake videot edasi. Vaadake, Churro on selline mees meil, et ta on nii suur memmekas, et ta võtab isegi mänguasjad kaisu endale. Vahepeal on mingi 10 tükki ümber kere. Aga nüüd me hakkame tegema munaga kõrvale, sest Saron tahtis, ma teeks endale paar prae muna ja siis ma teen endale ka ühe munapoisi kõrvale. Opa. Paneme siit laksti. Pannkoogi pann. Hea pann, saab kõik tehtud. Pannkooke väga ei tee. Vahepeal teen neid proteiini pannkookes. Seepärast ostsin, et hea teha. Ma ei tea, nagu see äär on madalam, sellepärast just on see võisid viskan need koored sinna kraanikaussi mingi tassi sisse vette ja pull ikka. Aga noh, last olla. Vaata, ilus. Muna on nagu siuke asi, et see näeb nii ilus välja, aga ma ei tea, mulle ei maitse. Taata, ma ütlen kohe ära, milline muna on minu oma või. See, mille me seda panen Saronile ei meeldi maitseained. Kui siis ainult soola. Aga ma Kärtsu tõi maitseaine ja ma arvan, et see käib igale poole, nii et ma panen igale poole. Hopsti, olemas jälle. Kuule Kärtsu, mul on varsti juba 1/6 on otsas. Nii et mille juurde saab? Ma pole pastat vaadaki, see on terve aeg. Täistera pasta, see on siuke asi, et see võib tunni aega keeda. Ikka ei saagi valmis, ta jääb ikka krõmsuks. Kui 100 grammi oli sinna, päris palju tundub. Kui tere poti sees, mis sa Churro teed seal? Churro on siuke värk, et kui sügab kõrva, siis ta hakkab mingid hääli tegema vahepeal. Räägiti tee vist, aga ühesõnaga teeme muna ja varsti näitan, kuidas milline peenroog valmis saab. No nii, toit on valmis. Ütleme nii, et näeb päris hea välja. Pain natuke sweet chili't ka siia pastale peale ja hea tisu. Aga nii, täna on neljapäev, me oleme jälle golfis, meil on 9 rada mängitud, kell on 10:54, me tulime juba siia. Ühesõnaga 8:40 läksime rajale, päris korralik hommik. Vaadake ilma, täna on mega neljapäeval. Täna lubas 27 kraadi, ehk siis täielik suvi, ma loodan, see ei ole viimane ilm, aga mõnus on mängida, praegu on ees siuke aeglane flight, nii et natuke tiksume ja siis näitan teile paar head siukest purakat ka. Nii et mängime edasi. Vaatame Saroni purakat. Ossarraks. Hääl oli küll siuke, et lendab. Nii, panen kohe puraka, ma loodan, et ma päris greenile ei löö, sest inimesed on alles seal. Aga vaatame. Läheb kaugele ja otse. Vast ei lähe pähe, ma ei näinud küll. Nii, eelviimane rada, 17. rada. Ütleme nii, et tänane mäng on päris hea. Skoori küll peast ei tea, aga pigem läheb hästi. Ei ole üldse suuri eksimusi pole olnud. Eks ma loodan siit ka mingit ilusat drive'idele näidata, aga kas see õnnestub, seda ma nüüd ei tea. Vaatame. Opa, tuli. Äga ilus löök, sutsu vasakule, aga parem vasakule kui paremale, nii et ma rahul. No nii, vaatame Sarnalööki ka. Kuda pall lennab, tal on hea kollane pall, see on hästi näha. Läheb täitsa otse ilusti, hopsti. Aga praegu tahaksin natuke isegi vasakule minna. Ei, päris hea löök. Sealt saab hästi mängida. Vaatame, kuidas Churrol läheb. Poiss on vist väsinud, võtab päikest. Churro saab kõige pruunimaks meist varsti. Tal pole mitte midagi viga. Naudib siin harjus selle autoga ära, uue autoga. No, Churik, täitsa tudjune, käpad niimoodi ilusti ja vett tal jagub, nii et meie kütame edasi 1 rada veel ja siis vaatame, mis saama hakkab. No nii, tundub, et Churro tegelikult on veel eluvaim sees. Tahab palli mängida. Opa, kütt ossa raks, see on ju nagu kepard paneb. Kas tuleb tagasi ka? Kaua ta ikka puhkab siin, magab. Poiss naudib. No Churro tule siia.
tegelikult vist on väsinud ikka. Väga palju ei taha hullata. Tšurik, tule. Anna palli. Anna palli. Viskasid kohe niimoodi maha palli, jah. Vaatame. Kas tahad autosse tagasi minna? Hopp. Mõne viske veel. Ossa raks. Võttis käest palli ära. Tšurik, anna palli. Ta viskab ise. Kotti ei tahagi, keegi viskaks talle, mängib ise palli parem. Stopp. Anna siia. Oi, vaadake seda. Mõnus. Noh, Tšurik. Ei hakkan kaugel viskama. Ossa, tegi mingi lennu seal. Noh, mees. No nii, viimane rada, 18. rada. Aku protsenti on 2, ehk siis kiirelt peab ära lööma. Muidu te ei näegi, kuidas ma Holari löön. Oi, kuule, see võibki Holar olla, nii et ma loodan, et see lõpuni filmib. Ülija löök. Opa, maandus täpselt lipu taha ilust. Päeva parim löök mulle. Opa, ilus löök. Mõlemad pallid kriinil. Opa, ei, kell hakkab 5 saama. Natuke sai toimetatud õues. Trimmerda siin. Natuke lammasin päikse käes, tunnikene võib-olla võits vähem, sest et kuidagi ei olnud jaksu midagi teha. Natuke trimmerdasin ja nüüd, eks see golf esitab ära. Ja nüüd tahaks teha natuke trenni, aga ütleme ausalt, praegu küll ei ole sellist jõudu, et suruda raskemaid raskuseid, teeme siis kergelt 150-ga mõned seeriad, mingi 4-5 seeriat. Siis teeme lendamist ja vaatame, mida veel. Ka trenni tegemata ei jäta, mida ikka teeme. Ossaraks. Korralik. Opa, teengi enam-vähem nii, et suht maksimumkordused võib-olla jätan 1-2 sisse iga seeria ja teengi nii kaua. Ma arvan, 5 seeriat ja siit lähen teil lendamist kaablile. Ma ütlesin, näitan teile, kui väsinud Tšurro on. Kuidas ta kuulis? Ma rääkisin nii vaikselt. Tema magab meil rahulikult sööb jäätist. Vaata, Tšurro sööb jäätist ja on rõdul. Rõdul on hea õhk käib läbi, mul on täna nii palavilm ka. Natuke lendamist ka. Tegin surumise ära, ütleme nii, et jube raske oli. Ossaraks. Aga ei ole vahet. Peaasi, midagi teha, vahest ongi nii, et ei ole tuju, ei ole jõudu, ei ole tahtmist, mitte midagi ei ole. Aga kui ära teed, siis võid kindel olla, et kas järgmine kord või ülemine kord on kindlasti parem trenn. Aga kui kogu aeg vahel jätad need rasked trennid, siis ei tule kunagi mingit tulemust, ehk siis kogu aeg tuleb trenni teha ja mõni päev on siis hea ka, iga trenni saagi olla parim. Iga trenni tulegi rekordid, iga kuu ei tule, iga aasta ei tule rekordid. Ehk siis eks ta üks paras nühkimine ole, siuke tuim trenn, see jõusatrenn, aga mis sa teed? Ega muidu lihast üleval hoia ja ei kasvata ka. Ehk siis jõutrenning on väga oluline kõigile. Rinnale lendamine ka tehtud ja nüüd lihtsalt lõppu teen 6 seeriat, 30 kordust lendamist. Kergraskusega lihtsalt kütan 6 seeriat. Korralik siuke pump lõppu ja tänaseks ma arvan, et ongi korras. Rinnal tegin 7 seeriat lendamist, 5 seeriat vist surumist ja nüüd teen 6 seeriat ülale lendamist peale. Ongi siuke kerge pumpav trenn täna. Ütleme nii, et pump on sees, täitsa hea tunne on. Kisub krampi juba. No nii õhtusöögiks täna teeme grilli. Opa, korralikud poisid on juba pea. Varsti saab süüa. Nii, õhtusöögi aeg käes. Täna läks hästi, täna ei pidanud ise grillima. Vanemad tulid külla, isa tegi tegi liha ja nüüd mul ainuke asi on see, et ma pean selle liha ära sööma. Muud ei olegi korralik poti täis, nii et see paneb korralikud poisid kasvama, nii et head isu. Nii, et siin ikka liha jagub, ütleme, et ega muidu poisid kasvama ei hakka, kui liha ei söö. No nii läheb sõiduks, täna on siis uus päev. Mis päev tal on? Reede. Reedene päev ja meie lähme jälle golfi mängima, ütleme nii, et läheb juba raskeks nii vara tõusta. Uni on kuidagi kehva võitu. 6 oli äratus, enne äratus tõusin juba üles ja
tulime siia, et veeta terve ilus päev golfis, aga mida ei ole, on ilus ilm. Hakkas vihma sadama, korra vist läks jälle vähemaks, aga lubab, et täna tuleb natukene rohkem seda vihmapoissi ka taevast alla. Ehk siis ja saab ka vihma golfi mängida, aga ma ise isiklikult eelistaks lühikeste pükste, lühikeste käistega ja pigem väga sooja ilma. No nii tuleb lipud, Tšurrole ei meeldi lipud, paneme hästi kähkusid läbi, äkki siis ta ei näe. Opa, ei näinud. Ühesõnaga lähme rajale, vaatame, kas teeme täna 18 rada või ei tee. Pigem tahaks teha nagu, et noh, sa reedel ikka muud teed, kui mängid golfi. Minust võiks üldse kõigil olla reeded päevad vabad, et eks päris paljudes riikides juba on ka nii, et reedete inimesed tööl käima ei pea, et reed on juba nagu puhkepäev. Inimesed oleks palju rohkem motivatsiooni teha nädal sees kiiremini oma töö ja ära ja rohkem ka võib-olla pingutada, et saada reedene päev vabaks, et noh, ma ei tea, ma arvan, et reede selline päev, et väga palju mõtled juba oma muid nädalavahetuse mõtteid ja mingi ürituste mõtteid ja istumisi ja koosviibimisini, ehk siis niikuinii see päev on selline poolik. Parem anda juba inimestele vaba päev, aga see selleks. Meie läheme nüüd rajale, kus see Tšurro kadus sealt tagant. On ikka olemas, oled ikka olemas siin ju? Joo. Poiss on nii väsinud ju. Alguses tuli Siivs, kes kohe pikali hakkas silma kinni ja magamast. Eile oli pikk väsitav päev. Eile oli mega ilus. Lausa palav oli, aga noh, vähemalt oli üks ilus ilm vahelduseks. Aga nüüd lähme mängime golfi. No nii, lähme driveri kohe peale. Vihma sajab, ma olen nii õnnelik, saan vihma golf mängida. Võtsin praegu oma lemmik firma palli, kui te küsite, mis firma see on, ma täpselt ei tea, B-täht on peal ja ma tean, et DJ Kylid mängib sama brändiga, ehk siis ma loodan, et see toob mulle õnne ja ma löön selle greenina nagu laksti. Aga ma ei saa, poisid passivad seal enne greeni ees mul ja mul on tegelikult tiiaeg. Huvitav on see, et nagu see esimene rada, mis ta näitab siin, 300 meetrit, mingi 5 löök läheb neil juba. Äkki nad peaks alustama kuskilt sealt laste tii juurest. Vahest on see tunne, et kui sa 5 lööki teed ära ja sa oled keskel alles. Ja nad ei löö nagu, lihtsalt löövad väikseid lööke kõks ja nüüd pani sealt lähedalt laks. Sai enam-vähem greeni lähedale, võib-olla veeres üle. Aga jah, ütleme nii, et ideaalne golfilm. Ideaalne golfilm, jah. Samas on hea, ei hakka palav. Aga ma lähen sinna, panen ära puraka poistele. Ma loodan, et ma ei löö pihta neile. Ma loodan, mu kaamerist tuleb ka sealt katus alt välja. Mul on üks jama selles, et ma ei tea kunagi, kui kaugele ma löön. Mul ei ole nii stabiilselt, et ma löön 280 või 300 või 200 või mul on nii, et kuidas välja tuleb. Praegu nad on seal 280 juures vist, ma eeldan. Aga ma võin vabalt sinna lüüa, aga ma ei tea ju. Aga ma ei eelda, ma kogu aeg eeldan, et ma ei löö nii otse. Aga noh, proovime. Teoreetiliselt ma ei tohiks ju greenile lüüa siit praegult. Ma karjun foor siis, see on lubatud foor karjuda. Ja minu tiiaeg on ka nii, eks siis lähme peale. Ei ole hullu, noh. Läheb sinna vetikatesse. Opa, sulps käis ilus. Ma toon uue palli ja panen ühe veel, sest noh, aeg on. Teos võtsin nüüd kõige koledama ja mustem palli, et noh, kui esimene läks juba suht nirult, siis ma loodan, et ma ei looda, ma tean, et teine läheb paremini, aga ma ei usu enam seda. Ehk siis seisame natuke siia vasakule poole, siis teine läks paremale ja äkki läheb see löök siis niimoodi otse. Opa, hea poiss lendab ja lendab väga hästi. Aga ma ei näinud, kus ta maandus, aga sinna pankri lähedale. Noh, Tšuri, tudud juba esimesel rajal. Järelikult tuleb raske päev sul. Tšurik helistab vanaemale, et tuut. Vanaema magab alles, ta ei võta vastu. Tahtsi vanaema helistada, et tuleks talle järgi, aga vanaema ei tule talle järgi. Nii vaatame, kas Saroni tuleb esimene löök paremini välja kui mul. Ja tuleb õrn, aga otse. Ei no väga hästi, siin veereb ka mõnus silemuru ju. Ja veerebki sinna greeni lähedale peaaegu, no normaalne. Ja on aeg, mänguaeg. Tšurik otas tuleb sealt poolt. Tšurik ikka tuleb sealt poolt. Poiss tahab juba mängima minna. No lähme. Teeme nüüd hea viske. Kuule, varastas ju, vale start poisil. Ja vaat, kus lidub. On nüüd siin mõne raja puhand.
Mõtlesime, laseme tal natuke joosta vahepeal, ees on niikuinii nii aeglased flightid, et midagi teha ei ole, peab passima, ehk siis saame rahulikult mängida koeraga vahepeal. Tšau, Jurik, võjuhti, kus sa paned hooga ju otsa. Anna palli. Ta püüab, ta praegu visa, ila lendab. Raske visega see ilane pall on ikka rõvena. Charoni see golfipall on ka seal, ei tea kumba ta tahab. Korra vaatab, ei võta seda. Juba vaataski, et võtan selle. Okei, ma toon autoga järgi. See Suurik juukseb seal sammal ajal pissib, ma vaatan ja opa, vaadake nüüd. Mõnus. Rahulikult lased autoga ringi. Suurik jookseb. Reedene päev, mängid golfi. Noh, Suurik, lähme, tule. Ja, ta veel ujumise käib, mõtle, muidu oleks see täitsa ju märg koer meil siin. Tahad autosse tulla või? Tahad mängida? No teeme ühe viske veel siis. Tahad mängida, jah? Opa! Las möllab, poiss. Kui meeldib, siis miks mitte, noh? Koht on seal. Suurik, auto, hop. Anna see pall siia. Ei, hop siia, hop. No nii, vaadake. Tubli poiss ja on pallis paus. Mängime vahepeal golfi ka. Nii vaatame Sarvani lööki. Opa, ilus löök. Läheb täpselt sinna, kui vaja, greenile hästi. Kuhu ta maandub nüüd? Nii, seal. Laksust issa vahepeal, et 16. rada, ega muidu vastu ei pea. Mis ta kell näitab? Kell näitab midagi, aga kell näitab siin. 12 hakkab saama. Ohoho. Jube väsinu olla, tahaks lõunasööki saada juba, aga lõunani on veel, ma arvan, ikka 2 tundi aega ennem koju jõuab. Ühesõnaga, paugutame edasi. Mis te arvate, mis mul siin koti sees on? Vaadake nüüd. Teeme väikse arvusmängu ka teile. Mis te arvate? Mitu Vanilla Ninja jätsi ma ostan? Palju see sisse mahub? Ma lugesin just ära, palju siin sees nüüd on. Ja teie nüüd alla kirjutate, mitu tükki siin on. Ja auhinnaks on see, et te võite minna praegu Coopi sooduhinnaga osta ka endale Vanilla Ninja jätsi, nii et ja tisu mulle. Jõudsime golfist koju ja õnneks eilsest oli meil järgi šašlõkki ja tegin paar võikut kõrval natuke salatit ka ja läheb õhtusöök, lõunasöök. Häälest kuulda, et on väsinud mees, nii et hakkame sööma. No nii, õhtusöögiga aeg on käes, kell on päris palju juba, hakkab 8 saama, aga ma ei ole veel õhtu söönud. Jama lugust, et tegelikult mul on iga päev kell 8 hakkab kohupiima aeg tavaliselt ja ma kell 8 teen kohupiima endale. Aga täna nii ei lähe, sest et kell on juba rohkem. Aga see on seda, et kohupiim söömata jääb. Kohupiim sööme ka ära. No lihtsalt pigem siis kell 9 tuleb välja täna. Paneme panni sooja past, et kana lõikamine läheb kähku. Natukene õliga peale. Hops. Ma ei tea, mis ma kõrvale teen. See tatra värki või? Selle kiiret ei ole, see läheb niikuinii kähku. Aga paneme kiirelt kana. Ma mõtlesin, teen täna kanast kuubikud. Või mingid siuksed. Ma ei taha täna seda suurt lärakat sinna taldriku peale. See on nii, et mul on hommikusöögist. Kergelt öeldes kõrjaug on juba pikemat aega. Väga raskelt läheb alla. Õhtusöögi täpselt sama jama. Aga mis ma muudan? Mitte midagi. Lihtsalt kuidagi proovin selle asja ära süüa. Võib-olla natuke proovin mingit teist kuju. Seda keedu muna asemel äkki proovin scramble eggs, nagu vahepeal kogu aeg sai tehtud. Ja siis suurte kanafilee tükki asemel proovin siis teha väiksed kanatükid. Ma ei tea, mis vahet sellel on, aga ma arvan, see parem, natuke teistsugune. Paneme maitseainet peale ja ma ei tea, äkki petab ära kuidagi ennast. See mõttes, et vaevalt küll, aga veits ikka huvitavam süüa ju. Midagi peab sööma ja mida muud ma söön, kui mitte kana õhtuti. Ma ei kujuta ette ka, kui ma peaks selle välja vahetama millegi vastu. Mille vastu? Hea lihtne oleks olla täiesti tavaline inimene, panna õhtul pelmeenid keema ja ongi rahu majas või üldse õhtu jätta söömata või süüa mingit, ma ei tea, mida tavainimesed söövad. Ma ei tea. Kõik ei söö iga päev sama toitu. Aga olgu, see kana on pannil, selle läheb kähku ja siis vaatame juba, mis me sinna kõrval teeme. Maitsestamise aeg, aga enne ma panen Saralile delikatess hakkliha
panen pannile. Tema meil kana ei taha, tema tahab seda veisi asja saada, siis saab. Mõni meil sööb 2 korda päevas hakkliha, aga näed, ei ole hullu. Ja tegelikult ta sööb suht tihti kintsuliha õhtuti. Aga praegult läheb hakkliha. No nii, keerame ümber ja paneme maitsainet. Täna paneme jälle seda kärtsu toodud maitsainet. Nii kaua kui on. Täitsa hea, mulle tegelikult meeldivad sellised veits siuksed Aasia pärase maitsainega maitsained. Saranile vapsi ei meeldi, eks siis temal ta süüa ei saagi. Kuigi siin vist ei ole seda maitseainet, see, mis talle ei meeldi. Ma ei tea, mis talle ei meeldi, tal on mingi erinevad asjad. Mis ingveri vist ei meeldi. Ingverist on palju talle siuke mingi kurkum, karri. Oi, vanasti ma tegin ju karriga riisi, mega kraam. Oi, see oli nii, ja sellest on aastaid möödus juba, sest et noh, sarani taha ju karrit ja ma ei viitsi eraldi teha ka väga. Aga mis see on nüüd, see hakkab, läheb kuumaks ka või lähe? Teeme kõrval seda ka või? Tatra asja? Sa ei taha või? Sa taha või? No ei tea. Ja võikut või? Ühesõnaga kõrval teeb täna võikut jälle. Miks mitte? Võikut meil on. Kus on? Siin on. Teeme seda. Seda kraami teeme õhtuks. Kõrval süsvesikuks. Siuke jälle natuke teistsugune õhtusöök. Meil mõlemal on kopp ees sellest ühesugusest toidust, mida me oleme viimased 5 aastat söönud. Aga ma tean, see läheb üle. See ennem ka nii on. Korraks viskab kopa ette ja asja pärast on jälle korras. No ma ütlen, siit lähedalt näeb see ikka väga isu äratab välja. See asi on ka siin nagu suur steak minu arust päris hea. Tahaks ka võtta proovida. Ma ütlen, proovima hakkliha teha nii, et praed ühe poolt, teiselt poolt jätad keskelt nagu medium reeriks. Ma arvan, et see on täitsa toimiv asi. Õhtusöök näeb välja siis selline 3 juustuvõikut, kana, mõned tomatid ja siis see kohupiim, siin alla muidugi kohupiim ka, selle krõbinete all ja üks sööke pruuniok ka kõrvale. Head isu! No nii, uus päev on käes. Täna on laupäev, kell on juba, mis ta näitab, 1:30 läbi. Täna käisime hommikul Tallinnas Next Golfis, sain oma uued driveri varred kätte 3 tükki erineva jäikusega. Tuju on hea, ehk siis kes otsib endale mingit golfivarustust, varsi, kotte, palle, keppe, mida iganes golfiga seotud, siis igal jõul tasub Next Golfi minna. Minu kõik viimased on kindlasti sealt ja ma ütleme nii, et ma olen nii rahul. Stend ja vead tööd, kõik on nii super, et ühesõnaga lust on kohe golfi mängida. Ja mis me siis täna teemegi? Täna lihtsalt tulime range'ile, sest me käisime Tallinnas ära. Korra käisime Ikeas ka, panen teile paar seda toiduklippi siia vahele. Käisime korra Ikeas ja siis mõtlesime, et mööda minnes tuleks siit ka, prooviks oma uusi neid driveri varsi ka. Opa! Praegult on see Ladies Flex mul otsas, täiesti harjumatu, pehmem, polegi nii pehmet varkunagi olnud. Täitsa huvi pärast tahtsin proovida, mis tunne on sellise varrega lüüa. Vaatame, paneme purakat ka. Opa! Kroksidega ei ole just kõige mugav mängida, aga unustasin tossud maha. Suht savi, saab nendega lüüa. Tahan natuke jalast ära tulla küll, aga ei ole hullu, vaatame. Opa! Siuksed 270 löögid, mis ta näitab praegult, jah, 275. Täna väga golfi mängi, ainult range'il. Lööme 100 palli ära ja lähme koju. Jõukat vaja teha ja laupäev üldse selline täna väga vihmane päev oli. Tere päev 100 põhimõtteliselt, aga ülisoe on. See on mega, et on soe. Eelmine aasta olid siin tomatid. Nagu näete, see aasta ei ole ja ei tule ka. Aga ma panin siia kasvama. Te arvate? Porgandi. Mõtlesin, et panen porgandi. Hea lihtne asi. Kindla peale tuleb. Natuke annab vett. Ma ei tea, tegelikult tuleb. Ma arvan, et tuleb. Porgand tundub selline suht lihtne. Ma ei tea, juurikase. Juurale maitseb porgand nii, et mõtlesin, et panen porgandi maha siia ja saab vähemalt porgand. Alguses ma panen mitte midagi, viitsi tegeleda aiatöödega. Aga väike porgand annab laksu sisse, nii et miks mitte. Teeb naha ka pruuniks. Mingi jutt oli ju. Nii et
aga tõmbasin video siit maalt kokku, siis ma vaatasin, et just praegu monteerisin ja oli mingi 40 minutit juba. Sellest piisab. Homme ei tee enam, homme on golfi jälle, me hakkame golfi näitama, uue nädala uued asjad jälle. Olgu, like, subscribe nagu ikka ja näeme juba nädala pärast.